Joki jõune. On kops veits koos. Jääme ööseks. Ja eelmises videos telkmantli panime, siis mõni ütles, et nagu päiksevari. Siis olgem ausad, ega oli päiksepaistel ilm ka. Aga täna proovime siis ära ööbida siin siia puude vahele. Teeme endale pesa ja lõkkeplatsi teeme siia. Ja proovime niimoodi teha, et see lõkkesoojus läheks meil kõik siis sinna nii-öelda siis varjualusesse, mis me ehitame. Võt. See on see number 3 reegel. Et kui me tulime, siis me matkasime ka natukene. Et päris ikka niimoodi ei tulnud, et kohe maja taha. Siis 3 reegel ütleb seda, et 3 minutit suudame olla ilma apnikuta, 3 tundi ilma soojata, 3 päeva joomata ehk ilma veeta ja 3 nädalat söömata. Tegelikult on veel nii, et 3 kuud saad olla ka pesemata. Seal on muidugi juba tagajärjed. Inimesed kaovad kõrvalt ära. Ja nagu see 3 reegel on, et hapnikku meil on siis. Järgmine on soe. Just tulebki tuli üles teha. Oh jaa, naine toob uid. Peaks vist saagin kohe, seal on hea. Siit saagan, mõtlen. Vee joomine muideks on ülimalt tähtis ja kui kellelgi on kogemus, siis metsas on see sõrmeotsad lähevad niisuguseks tuimaks või nagu ebamugav on, valus on kuidagi või niisugune vastik on midagi haarata. See tähendab seda, et sa lihtsalt dehüdreerud ja pead vett jooma ja vett ei tohi juua niisuguste suurte lonksudega, pigem tihedalt ja vähe. See ei ole sülekoer. Olen näinud vilmidest, nad on palju väiksemad. See puu on surnud. Seda
puud poolitad, siis niipidi pole kunagi mõtet lüüa, vaid tuleb niimoodi siukse nurga all lüüa. Nägid? Njuh. Ja tööriistad peavad olema kogu aeg ühe koha peal. Tööriistadest ka natukene ühest kohalikust poest ostsin. Machete. Ja mul oli vaja väikest kirvest ja saagi ka. Ja siis see machete oli siukene rohkem emotsiooni ost. Ja miks ei tasu osta odavaid asju, eriti sealt mingist temust või kust iganes. Nii et juhtub niimoodi. See tähendab seda, et see tera on maakeeli pask. Ei kannata nagu üldse lööki. No siukest kuivanud kuuske ei saa üldse lüüa. Oksi. Mis sa koer arvad sellest? No, ei ole õige asi. Tõmbame sinna nagu selle seina külge. Nii palju kui saame ja siis ülemise otsa paneme siia kahe puu külge. Lõdi jääb aga. Siuke mõte. Selle võtan pärast ära. Siia kuskil alla või? Jah, ma arvan, et ümber selle sama seina. Okei, ümber. Siled on mõlemad. Kuusi hoopis kõik alla toomis. Peaasi on see, et kollid sisse ei saaks. Kuradi iima. 2 mahlastükki on. Tee veel. Ma tahan veel. Ma vaatasin, et filmisid ka või? Ma tahaks see porgandid märida lihtsalt. Oi. Peakokk Erfi, mis sa arvad? Teeb õigesti kõik või? Ei oska midagi öelda jälle. Vait nagu sukk. Oh yeah. Mõnus liha. Kauaks ahju läheb? Seda teed sina pärast. Ma ei tea. Pool tundi umbes. No vaatame, katsume kartuli järgi. Ma ei jõudnud ära oodata, ma hakkas kohe tema. Ja see vaieldamatu lemmik.
tere hommikust. Klonk, 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 klonk. Hommikusöök. Me oleme pulli koha peal. Siuke koht nagu Hundissaare. Siin on üks lõkkekoht ka, aga me oleme natukene eemal. Siukse nagu poolsaare peal, kõrgem koht siis metsas. Ja see nimi Hundissaar tulebki selle järgi, et siin tegelikult elavad hundid. Ja öösel kuulsime ka, ma ei tea, mis see kell oli muidugi. Ei vaata. Ei vaadanud, no mingi südaöö kanti. Jaa. Hakkas ulgumine pihta. Ja kui keegi veel tahab kuulda hunte, siis Pulg. kindlasti Hundissaarde. Hea lõhnaga. Korralik ports ikka. Nii, mis see siis oli? Nisu, puder, õuna ja mango maitseline. Lõhn jummala. Nii. Ja pehmik. Juustuga. Hääd isu. Bää. See hommikul oli 4 rähni ja 3-4. 3-4. Rähnil on see, valib puu, mis kajab hästi ja siis hakkab see toksima, siis sellega panevad paika oma territooriumi. Meil oli kunagi ühel lisahoonel katuse servalaud oli lahti, jõkkene väike vahe oli sees ja siis rähn käis seda toksimas, siis laud pani ka niimoodi plaks, 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 plaks. Sellel oli suur territoorium. Piik territoorium. Me oleme eksinud või? Ei ole eksinud, aga pidanud nagu ikka sinna.